No miks mitte panna ennast niimoodi looduses proovile ja kasvõi kogu perega? Võib-olla just siis näebki inimene, kui vähe on tegelikult vaja selleks, et mõnusalt koos aega veeta. Me järgmise looga sõidab aga Rolf Roosalu Tartusse, et uurida, kes on need naised, kes jääta oma elu kuidagi ette ei kujuta. Oleme siin Tartus Lõunakeskuses ja naised valmistuvad siin treeninguks. Lähme vaatame. Tere! Ma tulen siia lähemale küsida. Selleks, et hokit mängida, on vaja võimast varustust. Et kas meeste ja naiste mänguvarustuses on erinevusi ka? Põhimõtteliselt on varustus ainult selles, et on täisnäomaski kannavad naised ja kubeeme kaitse on erinev. Nii et ega muud ei ole ja mõnede osad ka naised kasutavad ka õlakaitset, mis on veidike suurem kui meeste oma, teatud proportsioonid ulatuvad välja lihtsalt muud midagi. Kui nüüd täiskostüümis kaalu peale minna, siis kui palju kaalus juurde tuleb? Umbes 6-7 kilo, ma arvan, et väravahi varustus on ikka oluliselt raskem, seda ei oskagi öelda, palju ta kaalub. Siis juba puhtalt sellise varustuse seljas kandmine peaks põletama päris kõvasti. Ma ei tea, praegu pulss on 89, ma ei tea, mis jää peal näitab. Helenal palju oli 8 vähem, jah. Näed, siis ei ole hullu. Kas sina oled kõige väiksem mängija siin? Kõige noorem? Vist küll. Kui kaua sa mänginud oled juba? 1,5 aastat umbes. Siis juba ju kogemust juba täitsa on. Kust sina leidsid üldse tee, et tulla hokit mängima? Ema käest. Kas sul ema mängib ka hokit? Oho. Kuidas sina jõudsid üldse jäähokini? Mul on alati uisutada meeldinud ja siis käisin Lõunakas uisutamas kogu aeg ja nägin seda kuulutust, et naiste hokki. Ja siis tulin kohale ja olingi hokisõltlane valmis. Kas haiget saada ei karda? Ei, siin ei saa eriti haiget. Võib-olla ainult see sabakott on kõige tundlikum. Aga muidu ei ole, sellist hirmu küll ei ole. Kas seda treeningut võib võrrelda näiteks ükskõik millise füüsilise treeninguga, et kas ta on sama suure koormusega? See on ikka väga raske, et selles suhtes, et ma ei tea kedagi ära hirmutada, aga alguses on ikka päris raske, aga mul siiamaani, kui me sellist mängu teeme, siis ikka pulss on ikka päris laes, et raske, füüsiliselt väga raske. Nii et aeroobikast on asi kaugel? Jaa. No nii, ma vaatan, et teie täna jääl ei ole, et mis on selle põhjuseks? Laps ongi põhjuseks, et praegu hetkel ei käi, aga ma arvan, et varsti juba hakkan jälle käima. Mida üldse pereliikmed sellest arvavad, et üks naisterahvas mängib jäähokit? No vanemad on küll selle vastu, aga mees on vastupidi, et alguses mina hakkasin mängima, siis tema mõtles, et ikka lähen ka. Ja siis nüüd mees mängib hokit ja mina mängin hokit ja väike punn hakkab vast ka mängima. Kui telekast mina olen hokimängu vahel vaadanud, siis tuleb ette, et jää peal minnakse päris tihti kaklema. Kas naistel ka seda ette kipub tulema? Meil küll ei ole olnud vähemalt see hooaeg. Meil oli esimene, me mängisime Eestis, et siis meil ei ole midagi sellist olnud. Aga võib-olla tuleb järgmine aasta, ma ei tea. See on super lahe mäng on, et mina olen küll 100% rahul, et eelmine nädal jäi meil ära jää trenni, mis ma olin täiesti endast väljas. Et ei, väga lahe on. Kes selle pisiku saab, siis on super. Aga varem mingite treeningutega tegelesid? Jah, ma olen kergejõustikut teinud. Annab seda kuidagi võrrelda ka füüsilist koormust kas või? Loomulikult, et jäähokis on see, et kui ütleme rääkida, siis pulss on nii kõrgel kogu aeg, aga nüüd on juba normaalsemaks saanud, aga muidu oli küll see, et lihtsalt on niivõrd kiire see mäng, et sa ei saa võtta, et ma enam ei sõida või midagi sellist, et sa pead lihtsalt minema ja siis ongi see, et pulss on laes. Aga ma vaatan, et mäng läks lahti ja ma lasen sul nüüd mängima minna. Ütleme nii, et kui tutvusringkonda peaks tulema
mõni uus meesterahvas, keda te varem ei tundnud ja ta saab järsku teada, et te mängite hokit, siis kas on tulnud mingisuguseid erilisi reaktsioone selle peale, et naisterahvas ja mängib hokit? Seda küll jah, kõik vaatavad niimoodi, et sina ja hokit, kas teid nii palju seal ongi ja ma räägin, et no juba 20 inimest, et jah, kõik niimoodi vaatavad, et mingi imelik, miks just see, aga ma ütlesingi, et noh, on huvitavam, sellepärast, et meid on vähe, kes tegeleb sellega, see ei ole mingi tantsimine või see on ikka huvitavam, minu jaoks vähemalt. Et ma vaatan, et kell on juba 11 läbi ja treening tundub olevat alles poole peal. Ja. Mis kellapaiku koju saate? No, kuskil kella 12:30 paiku ikka, kui peale treeningut veel duši alla minna ja rääkida natuke omavahel, siis 12:30 paiku ma arvan, et jõuame koju. Ja. Kas abikaasa kodus kurjast ei vaata, et jälle nii hilja koju tuled? Minu abikaasa ongi seal abitreeneriks. Teistel aga, no enamus on ikka need, kellel mehed mängivad ja lapsed mängivad ja kõik saavad aru, et meil Tartus ongi selline olukord, et öösel vahel mängitakse ja käiakse trennis. Nüüd, kui tublide spordinaistega on tutvust tehtud, teeme meie siinkohal väikese pausi. Aga varsti oleme tagasi ja siis vallutavad Teler TV juba klounid. Nii et jääge meiega.